Tere lugupeetud daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Olete sattunud kuulama Seven Blaze'i podcasti number 12. Minu nimi on Ailar Väärtmaa Seven Blaze'ist ning meil on täna külas Ott Ilves, kes on Amplerbikesi turundusjuht ja Karl Annus, kes on Karli prilliraamide asutaja. Tere! Tere! Tervist! Nii, alustaks võib-olla sellest, et räägiksite meile, et kes te olete ja millega te igapäevaselt tegelete, et Ott võib-olla teid otsa lahti. Jaa, et mul on tegelen hetkel nagu kahe asjaga süvitsi, et päevasel ajal turundan Pipedrive'is ja nii-öelda õhtuti nädalavahetustati tegelen siis Amplerbikesi turundamisega. Et see on niisugune lühiülevaade. Mis sa seal Pipedrive'is toimetad? Teen digitaalturundust makstud osa peal. Et ühesõnaga võib öelda, et digiturunduses oled täitsa nagu oma mees. Jah, mõnda aega nüüd juba kodus olnud, jah. Okei. Karl? No mina olen tootedisainer, hakkasin 6 aastat tagasi või isegi rohkem siis neid puidust prille tegema ja tänase päevani see on nagu peamine töö ja sissetuleku allikas. Ja Kas teile meeldib see, mida te teete? väga meeldib. Jah, ka mulle. Seda on rõõm kuulda. Nüüd on see küsimus, mida me alati kõikide külaliste käest küsime. Mis sotsiaalmeediakanaleid te ise kasutate ja mille jaoks? Kõige enam siis ma kasutan 3 kanalit põhiliselt, eks ole, Facebooki, kus ma enda sõpradega hoian ja kohati ka uudistega hoian natukene ennast kursis. Twitterit, kus ma käin mingisuguseid arvamusliidreid lugemas ja nii siis, kas see on siis mingisugune B2B valdkonnas, turundusvaldkonnas või siis ka üleüldises majandusvaldkonnas ning LinkedIn siis, kus on, eks ole, professionaalsed sidemed ja kus kohal toimub see suhtlus enamasti. Et neid sotsiaalmeediakanaleid ma kasutan ja teisi hetkel ei tule meelde. Eks ma kasutan seal lisaagregeerijaid nagu Nuzzle, mis toob mulle Twitteri uudiseid, mida on kõige rohkem jagatud ja muid kokkuvõtvaid teenuseid, aga muud mitte. Et elu nagu võimalikult lihtsaks teha, et seda head infot kätte saada. Ja just, et ei jaksa nagu päev otsa pole aega ja ei jaksa ka lugeda pidevalt nagu striimi, siis jube hea, kui hommikul on üks ülevaatev mail inboxis, kus sa saad vaadata, mis seal ikkagi jagatumad artiklid ja vaadata enda jaoks need pädemad välja. See on väga nõuanne, ma isegi endale võib-olla peaks siukse asja täitsa kasutusele võtma, et Naser oli selle asja nimi. Nuzzle, jah. Okei. Pärast siis paneme juurde äkki väikse lingi. Karl? Facebook on ikka põhiline, Instagram, Pinterest. Mis sa Pinterestis nagu, kas see on sinu jaoks selline hoiusalv või see täitsa nagu... Isiklikus plaanist on rohkem nagu järjehoidja või? Näed mingit huvitavat asja, siis sa paned vastavasse oma kategooria mingisse faili või nagu sellesse boardi ja hea nagu koht, kuhu siis mingit inspiratsiooni asju koguda ja sealt teised, kes samade huvidega koguvad samu asju, siis tekib nagu selline suhtlus või nagu jääd teistele silma ja teised jäävad sulle silma ja niimoodi. Ja kuidas sa ütled, et kas seal on nagu ka teha Eesti tasandil midagi või räägitakse sellest, et Pinterest on enamasti väga USA-keskne kanal, et milline sinul on kogemus, mis ta ütleb? Eks ma enda jaoks teda rohkem kasutangi, ma ei ole nagu väga müügikanali või mingisuguse info jagamise või sellise asjana ettevõtte jaoks teda kasutanud. Võib-olla peaks mõtlema selle peale. Ja võib-olla peaks proovima midagi, eks meil nagu prillide mingid boardid ja kasutaja on olemas, eks aeg-ajalt sealt ikka, ma arvan, meid pinnitakse ja mingi nagu selline turundus sealt liigub ka, aga võib-olla peaks teadlikumalt hakkama sinna panustama. Aga läheme nüüd selle teema juurde, miks te täna tegelikult siin olete, et selleks on edukas ühisrahastus ja ma tean, et nii Ampler kui ka Karli prilliraamid on väga hästi selle asjaga hakkama saanud, et Karl on siis Fundwise'is osalenud eduka kampaaniaga ja kas kuskil veel? Ei, rohkem. Praegu ei ole, eks ole, ja Ampler siis on ka Fundwise'i ja siis ka Indiegogo's teinud 2 edukat sellist ühisrahastust.
et need on väga erinevad platvormid tegelikult, aga sellest räägime veidikene hiljem, aga kuidas üldse nagu see teie tegevus alguse sai, et noh, ütleme, Karl siis saab tegelikult rääkida, ütleme, Karli brändist üldisemalt ja sina siis saad rääkida, et kuidas sina sinna Ampleri juurde sattusid? Kuidas siis minu prilliraamide lugu nagu alguse sai, jah? Just. Et ma pean siis oma prillide sünnipäevaks seda päeva, kui ma lõpetasin Tartu Kõrgema Kunstikooli või õigemini, kui ma kaitsesin oma lõputööd. Sest et ma tegin oma lõputööna esimesed 3 eritellimus puidust prilliraami siis esimesele 3 kliendile. Ja see oli siis 2010 kevad. Ja noh, eks siis 2009 talvel kuskil mul tuli see mõte ja ma hakkasin katsetama. Ja sealt kaitsmiselt või siis sellest lõputööde näituselt edasi juhtuski lihtsalt see, et inimesed nägid neid, mõned ajakirjad, väiksed nupukesed ilmusid meie lõputöödest kogu selle aasta. Mind oli nagu esile tõstetud seal ja niimoodi vaikselt jõudis mingite inimeste silmaringise ja hakkasin saama emaile ja telefonikõnesid inimestelt, kes soovisid ka endale puidust prille. Ja siis ma ei olegi peale kooli lõpetamist kuskile tööintervjuudele või töökuulutusi väga sirvinud, et ma hakkasingi kohe tegema siis eritellimus prilliraame. Mulle kusjuures tundub, et ägedate asjadega tihti ongi nagu see, et tehakse lihtsalt enda jaoks midagi sellist huvitavat valmis ja siis inimesed ütlevad, et aga mina tahan ka saada. Vist on jah, päris tihti niimoodi. Ja siis hakkab see pall veerema. Ott? No mina sattusin niimoodi, et kõik 3 Ampler Bikesi asutajat on siis minu tuttavad ja sõbrad ja oli kuskil, ma arvan, et eelmise aasta augustis mind kutsusid juttu ajama ja siis nad otsisid parasjagu inimest, kes suudaks nagu brändi tuntumaks teha põhimõtteliselt, et kuidas viia bränd nii-öelda Euroopa turule, et kui sel hetkel oli see bränd Ööbik ja ta oli väga Eesti keskne, Eestis oli saanud tähelepanu, siin-seal oli uudisnupukesi, siis nende küsimus oli, et mismoodi me suudame brändi laiendada ja natukene viia seda kaugemale, kui on Eesti, sest selle hinnaklassi juures toodet Eestis müüa oleks nii-öelda skaleeruvalt üsna keeruline. Ja seega kuskil septembris eelmine aasta siis võib-olla said esimesed jutuajamised tehtud ja kuskil septembri-oktoobri ajal sai ka pihta hakatud siis esimeste mõtetega, et mismoodi edasi minna. See oli esmane lugu. Läheme siit veel nüüd ühisrahastuses juurde, et selgitage paari sõnaga, et mis teie arvates üldse see ühisrahastuskampaania nagu on, et oma olemuse poolest? No eestlased kõik teavad hooandjat ja eks see Fundwise on natukene nagu hooandja, ainult et vastutasuks sa ei saa siis mingit kontserdipiletit või plaati, vaid sa saad osa sellest ettevõttest ja oled siis osanik ja ühel hetkel, kui ettevõttel hästi hakkab minema, siis saad dividente ja noh, laias laastus see seletabki selle ära. Ja et võib väga sarnase võrdluse tuua, et sa ühel puhul müüd ettevõtte oodatavat kasvu ja sealt tulenevad siis kasumid tulevikus ja teisel puhul müüd sa ideed, toodet ja samuti ka tiimi väga palju, et Indiegogo puhul oli, mis me avastasime väga kiiresti sinna sisse minnes, oli see, et inimesed on väga huvitatud sellest loost, mis on selle asja taga, et kui Fundwise'i puhul oli väga palju, väga tähtis nii-öelda kasvuplaan, mismoodi see asi on üles ehitatud, kuidas see ellu viiakse ja nii edasi, mitte konkreetselt toote poole pealt, vaid nagu ärilise poole pealt veel enam, siis Indiegogos oli tähtis nii-öelda rattalugu ja kuidas see ratas sai nii-öelda toimima ja miks ta just selline on ja miks seda tiimi ja ideed peaks toetama. Ja see ongi nagu selline erinevus, et ühel pool sa toetad ettevõtet, teisel pool sa toetad nagu toodet ja ideed. Fundwise'i puhul, kui oluline see tiimifaktor nagu teie arvates oli, et Fundwise'i puhul edus nagu võti on selles, et kui hea mulje sa jätad igale indiviidile, no eks Indiegogo puhul ma arvan ka, et selle investeeringu ju teevad üksikinimesed ja kui ikkagi, no ma arvan, tiim on väga suure kaaluga, sest et
selle edukuse ju tagavad need inimesed, kes selle taga on, et idee üksi nagu ei tee midagi, et need tiimil peab olema ette näidata mingid varasemad töökogemused, selle põhjal need inimesed selle otsuse või saavad selle kindluse, et lahedad tüübid, ma usun neisse ja ma tahan oma raha panna siia alla. Et sellega võib päri olla, et kindlasti nagu on hea ette näidata varasemaid edulugusid, tuua välja, et milliste taustadega inimesed on ja tõestama seda, et nad on võimelised nagu koos töötades selle plaani, mis on nii-öelda paika pandud, mida sa nii-öelda oma ettevõttega müüd, et nad on võimelised sellega ellu viima. aga kas te tunnetate, et on ka mingi erinevus, et kas tegu on nüüd siis sellise ühisinvesteerimisplatvormiga nagu Fundwise või siis nagu ühise rahastusplatvormiga nagu Indiegogo, et kas nagu see tiimi roll on kuidagi teistmoodi ka, et kas kui investeeritakse, kas vaadatakse tõsisemalt, et kes need seal taga on või pigem nagu ei ole vahet, et vahe kindlasti on, aga ma ei oska nagu täpselt öelda, et kui suur see vahe on. Kindlasti on mingisugune vahe seal, et meie üritasime välja tuua tiimi mõlemal puhul, kuna see asi on suhteliselt Eesti-põhine Fundwise, siis sa ikkagi räägid nende investoritega nii-öelda isiklikult, sa saad nendega kokku, nad tihti tulevad kontorisse ja siis nad näevad, kes sa oled. Ehk siis see tiimifaktor võib-olla on selles plaanis suurem. Rääkides nüüd, eks ole, Indiegogost on see, et sa oled väga nagu, sa ei ole anonüümne, aga sa ei ole nagu ka nii esile tõstetud selles konkreetses protsessis, kuivõrd Fundwise'is, sest sa räägid nende inimestega pigem meili teel, pigem üle veebi, sa pead tutvustama ennast ainult üle veebi, et võib-olla see erinevus on, aga see ei tähenda seda, et nüüd, et see tiimi osakaal seal, tiimi roll väike oleks, sellepärast, et kõige tähtsam asi, mis sa seal tekitama pead, on usaldusväärsus ja usaldusväärsust saavad ainult, eks ole, inimesed tekitada, mitte toode on teie siis usaldusväärsuse peegeldus või niimoodi öelda? Jah, põhimõtteliselt võib öelda, et hea toode peab olema selline hügieenifaktor, et sul ei ole mõtet minna kehva toodet müüma investoritele, ega ei ole seda mõtet minna ostjatele, eks ole. Et see on kõige alus anyways, et enne seda ei ole üldse mõtet hakata mõtlema selle peale. Siin istuvad ka vist minu teisel pool lauda 2 inimest, kes väga usuvad sellesse, et toode peab olema nagu väga hea. Jah, päris kindlasti. Ma ise olen sama usku, nii et seda on rõõm tõdeda. Järgmine küsimus. See on võib-olla selline natukene provokatiivne, et kumb ühisrahastusviis on kasulikum kampaania pidaja jaoks ja kumb siis hariliku tarbija jaoks? No siin on kampaania pidaja jaoks on siin täiesti erinevad eesmärgid. Siin oleneb täpselt sellest eesmärgist, mis sa endale paika paned. Siin ei ole, et kumb on kumma jaoks. Mis oli näiteks Ampleri eesmärk, siin konkreetselt Fundwise'ist rääkides oli Ampleri eesmärk tõsta kapitali selleks, et luua valmis prototüübid ning tekitada natukene turundusfondi selleks, et ettevõtted üleüldse hakata kasvatama, rebrändida ja üleüldse saada valmis see idee, mis oli olemas, kuid mida oli väga keeruline ehitada selles võrdlemisi kapitalimahukas ettevõtmises. Nüüd see läks edukalt ja Indiegogo siis oli see platvorm, mis eelkõige oli nime rahvusvahelisele turule viimiseks ning tehes seda läbi võrdlemisi usaldusväärse platvormi. Ehk siis see platvorm andis sellele asjale natukene usaldusväärsust juurde, kui sa suutsid sinna muud aspektid nagu meedia ja hea toode nagu juurde panna, eks ole. Ja eelkõige oli see eesmärk tuua nagu see nimi turule, saada need rattad sõitma üle Euroopa, üle maailma ja ma arvan, et see meil ka õnnestus. Aga siis võib-olla lähemegi edasi siit, et mis tõukas teid nagu siis ühisrahastust abi otsima? Mul oli see, et ma kirjutasin siis, mõtlesin ka ikkagi nagu välismaa peale, ekspordi peale ja kirjutasin projektiplaani, mida ma esitasin ka EAS-ile, sain siis eksporditoetuse ja tegelikult ma hakkasin seda projekti ellu viima juba veel enne, kui ma olin saanud EAS-i vastuse ja nüüd kui nagu EAS-i raha veel ka tuli, siis sai seda asja nagu tõsisemalt ette võtta, et mitte lihtsalt niimoodi pool põlve otsas ja siis oli vaja leida sellele projektile, sellele nagu eelarvele oma finantseering ka. Ja selle Fundwise'i kampaania
nagu eesmärk oligi saada kokku see raha, mis oli selle projekti omafinantseering. Ja see nagu õnnestus ja nüüd meil need tegevused käivadki aasta algusest peale juba, projekt käib ja projekt on kuskil poole peal praegu ja veebileht ja e-pood ja välismaal messidel käimised ja asjad, et kõik on käsil. kas sa projekti kirjutasid ise või? Ma kirjutasin ta üsna ise koos oma abilisega ja paljud on selle peale mõelnud, kas oli siis ka, palju see aega nagu võttis, et ma tean, väga paljud inimesed räägivad, et peaks kirjutama projekti, et toetust küsima, aga see tundub nii suur töö kuidagi, et ta on suur töö küll, aga kui sa ükskõik mida tegema hakkad, sa pead ikkagi läbi mõtlema kõik aspektid ja see, kui sul on mingisugune kuupäev või mingisugune, isegi EAS-il sul ei ole mingit kuupäeva, sul on lihtsalt, et jooksvalt nende taotluste esitamine, aga et on kellelegi vaja esitada ära, kõik asjad ära põhjendada, kuupäevad paika panna, aastaajane projekt, kõik ette ära läbi mõelda, et ilma sellise läbimõtlemiseta, et mis ma teen ja palju mingi asi maksab ja ilma võrdlevate hinnapakkumiste ja maa uurimiseta ei veagi nagu sellist asja käima. Nii et see on selline asi, mis niikuinii tuleb ära teha ja väike lisapingutus on see, et saada see nüüd ilusti loetavaks selliseks projektiplaaniks ja eelarvenumbrid kõik kokku täpselt kopika pealt arvestada, mille peale kui palju kulub ja see ei ole nagu väga ülepea nagu selline raske, aga ta on paras selline ettevõtmine ja kättevõtmine ja kättevõtmise asi, eks ole, nagu kättevõtmise öeldakse. asi, jah. Sina tegelikult, Ott, juba rääkisid, et Fundwise'id rääkite selle jaoks, et saada seda kapitali, eks ole, siis ja siis Indiegogos juba selle jaoks, et siis reaalselt nagu toodet ka müüa ja ja eelkõige võib-olla nagu toote müümine on üks aspekt, aga teine oligi konkreetselt ikkagi tuua välja uus bränd, mis siis oli ööbiku asemel muutus bränd Ampler Bikesiks ja see viia tekitada rahvusvaheline bränd ümber selle asemel, et jätta ta kodumaiseks. Ja see oli see teine aspekt seal. Ja seal läks teil väga hästi läbi, sellepärast, et tänaseks mina nagu olin ööbiku täitsa ära unustanud, kui sina selle sõna välja tõid, et olin tõesti juba Ampleri mõttemaailmas elasin nii-öelda. Teie mõlema puhul vist võib öelda, et või küsime nagu üle, et kas te saite platvormidelt oodatud kasu? Jaa, mina sain selle summa kokku, mis mul oma osaluseks oli vaja kokku saada ja natukene enamgi. Ja muidugi oleks võinud veel paremini minna, aga mina jäin rahule. Ja Fundwise'i puhul meil läks väga hästi, me saime selle kapitali kokku, mida me kogusime ja see lubas meil teha, ka jätkuvalt lubab, aga kevadeni eelkõige lubas ta teha meil prototüübid valmis, testida rattaid väga palju, käia siin seal messil ning tekitada turundusplaan, mida me saaksime siis enne Indiegogo kampaaniat ning enda seda, kui me hakkame päriselt rattaid müüma, siis ellu viia. Ja Indiegogo puhul me saime oma eesmärgi täis, alati võiks paremini minna, aga me oleme jõudnud võrdlemisi paljudesse Euroopa ning osa ajakirjadesse ning veebiväljaannetesse ning tekitanud suhted väga suure hulga, nii kas olenevalt, mis strateegia nüüd edasi tuleb, aga et tekitanud väga head suhted ajakirjanikega, edasimüüjatega, messinimestega, väga paljude kasutajatega, kes on huvitatud selle ostmisest ning kes on ka ostnud juba ning sealt hakkab see sõna liikuma, et see annab väga palju usaldusväärsust brändile juurde ning ka tootele juurde ja see on ka tekitanud seda, et me oleme saanud tootele ka väga väärtuslikku tagasiside, et mida veel saaks paremini teha ning mis meil nagu tegelikult ka hästi on läinud. Ja et kus me võime kannad maha lüüa, et tegelikult et see on päris hea juba. Mul jääb üle vaid nõustuda, et kõik see loetelu, mis sa välja tõid, et ma arvan, et see on ühe eduka toote jaoks vägagi vajalik. Et ajakirjanike kontaktid on nagu kuld, võib niimoodi öelda. Kui me räägime natuke sellest Fundwise'ist, et kas te ka investorite käest kuidagi olete nagu saanud nõu küsida või on ka sellist nagu ütleme siis mitte materiaalset abi nende käest, kas seda sai nagu küsida või?
no seda saab nüüd ju küsida, sest meil on kõikide investori kontaktid, minul on tehtud investorite Facebooki kinnine grupp, kus me saame suhelda, küsida, arutada mingeid asju ja kindlasti on sedasi võimalik saada suur hulk selliseid erineva taustaga, erineva pädevusega inimesi, keda kasutada on nii-öelda nagu tasuta ekspertidena. Ma väga sarnane kogemus selle plaanilt, et meil on väga paljud investorid käinud külas kontoris, me tegime kohe pärast Fundwise'i lõppu tegime ka niipea, kui meil esimesed prototüübid valmis said, tegime investorite meetupi, kus meil oli pikk Q&A, selline küsimuste-vastuste sessioon. Meil on pidevalt, oleme käinud nendega ka teistes kohtades juttu rääkimas, nõu küsimas, nõu saamas ja see on tõesti väga väärtuslik nii-öelda kogemuste pakett, mis on selle Fundwise'iga kaasa tulnud. Ja lisaks rääkides siis ka Fundwise'i enda kogemus, ka Fundwise'i enda eksperdid on andnud väga head nõu kogu selle protsessi vältel. Ühesõnaga soovitate? Oleneb su eesmärgist, aga loomulikult, et kui su eesmärk nii-öelda vajab sellist kapitali tõstmist sellisel moel, siis küll. Siit tuleb nüüd maagiline küsimus. Kuidas ehitada üles üks edukas ühisrahastuskampaania? Ma siis hakkan pihta. Meil, eks ole, esimene samm sellest on tootevisioon või hea toode. Nagu ma ütlesin, siis on selline hügieenifaktor, et ilma selleta ei saa, üle selle ei saa ja mitte midagi muud. Sinna ümber on siis, me hakkasime looma erinevaid eesmärke siis enda nii-öelda, mida me selle brändiga põhimõtteliselt teha tahtsime, millistel turgudel need on. Turundusaspektist rääkides me hakkasime üles ehitama nii-öelda customer personasid ning vaatama siis, me ehitasime üles paar erinevat customer personat suurema töö käigus ning vaatasime, et milline on kõige nii-öelda mõistlikum, millist inimest meil on kõige mõistlikum siis sihtida kokkuvõttes. Sealt edasi juba tulid siis nii-öelda kanalivalikud, et kui me teadsime, et millist inimest me sihime, siis me peame vaatama, et millise sõnumiga me neid sihime, nii millist kanalit mööda. Et kogu see customer persona töö andis meile väga, väga täpse idee sellest, et milline see sõnum peab olema lõpuks ja mida me tahame kommunikeerida täpselt selle kampaania jooksul, mis me Indiegogos teeme. No, minu nagu suurem roll oli siis Indiegogo kampaanias siin kontekstiks öelda, et see andis see täpne sõnum oli väga tähtis sellele, et me suudaksime kogu selle nii-öelda brändi ellu tuua. Et see brändi idee loomine oli veel hoopis eraldiseisev töö juba, mis eelnes sellele ning mis sisaldas neid samu komponente, kuid jah, see sõnum aitas meil hakata nagu edasi mõtlema selle peale, kuidas me neid eri kanalites nüüd edastame. Kui me teeme mingisugust display kampaaniat, siis millist sõnumit me selle edasi anname, millise visuaaliga me seda teeme, kui me teeme videot, siis millist sisu me sinna välja mõtleme. Video puhul oli väga tähtis see, et iga sõna ja iga lause oleks ülimalt läbi mõeldud, et sul ei oleks ühtegi raisatud sõna, et sul ei oleks ühtegi raisatud fraasi. Inimeste tähelepanu on väga lühike, sul ei ole mõtet väga seda videot üle 2,5 minutit teha, sellepärast, et siis ammu on video kinni pandud ja sa oled ilmselgelt juba liiga palju rääkinud. Et kogu see asi peab olema äärmiselt köitev, sa pead tekitama usaldusväärsust selles plaanis, et sa suudad selle asja ellu tuua, sa pead rääkima, miks sa seda suudad ellu tuua, miks see on tarbijale kasulik ning kuidas sa suudad enda lubadusi täita. Et usaldusväärsuse loomine ja sealt hakkab see nagu lumepall keerlema, et meie jaoks oli see lumepalli keerlemise algus see, et me suutsime esimesed rattad müüa nagu 24 tunni jooksul kenasti ära, me suutsime tekitada endale sellise kiirema stardi esimese paari päeva jooksul ja see aitas meil, me saime kohe Eestis ja Saksamaal saime uudistenupukesi, me lokaliseerisime enda sõnumit Saksamaale. Saksamaal aitas, ma võin välja tuua ühe faktori, et sellise press-release'i tegemine Saksamaale oli väga hea mõte, et teha seda inglise turule oli nii-öelda raha tuulde laskmine. Me ei saanud sealt sisuliselt mitte midagi nagu väärtuslikku. Samas Eestis ta jällegi toimib, Eestis toimib ka muidugi üksikisiku kontaktipõhine lähenemine. Aga see, et sa saad neid nii-öelda usaldusväärseid pressinupukesi juba ja sa saad neid pidevalt välja tuua, sa saad tuua inimeste testimoniale, sa saad tuua ajalehtedest testimoniale välja, sa juba lood usaldust ja see hakkab nagu lumepall kasvama vaikselt.
sinna otsa, kas ma räägin siin selle protsessi läbi, mis ma veel tegin, et siin, kuidas me üleüldse nagu USA ja Euroopa turul saime nagu pressil jala ukse vahele, oli väga konkreetselt üksikisikutele nii-öelda kirjutamine. Väga selgelt me tegime üks hea taktika, mis toimis näiteks oli, me vaatasime konkreetselt, me tegime pika meedialisti ja vaatasime, et millised nendest ajakirjanikest on kirjutanud viimase 2 kuu, 2-3 jooksul sellel sarnasel teemal, kirjutanud, näed, vaata, ja siis kirjutanud personaliseeritud kirjad. See oli palju manuaalset tööd, aga jällegi nagu ja natuke ka numbrite mäng selles mõttes, et siin peab arvutama, et kui sa pead 50 korda kirjutama, selleks, et sa saaksid võib-olla 7 vastust, sa saad sealt 4 vestlust välja ja võib-olla 1 nupu välja. Ja see on puhas numbrite mäng ja ta umbes niimoodi töötabki. Sa ei saa sellest üle minna. Aga samas, kui sa selle nupu saad ja see läheb hästi käima, siis sa saad jällegi usaldust luua inimeste seas. Teine aspekt on see, et kogu see asi tekitab sulle pidevalt nii-öelda traffic'ut sinu lehele, sinu kampaania lehele. Meil olid retargetingi pikslid olid paigutatud nii Indiegogo lehele kui siis meie enda lehele. Ja meil oli nii-öelda 2-astmeline süsteem, inimene tuli sisse ja ta satus ka retargeting funnelisse, kuni ta siis, kes ostis, kes mitte, aga et meie eesmärk oli olla selline kõikide nii-öelda top of mind kõikide jaoks selle 6 aja jooksul, millal see kampaania vältas. Ja sama oli ka Facebookis, me tegime külma reklaami nii-öelda täiesti inimestele, kes ei olnud suhestunud meiega veel, ning samas me tegime seal ka retargetingi, et jällegi need inimesed tulevad jälle sisse sulle, satavad su retargeting funnelisse, see on jälle odavam, sa saad seda nii-öelda turunduseurot on ju kogu aeg odavamaks viia põhimõtteliselt. Mida me leidsime on see, et ka hea video nii-öelda lõiked, lühemaks tegemised toimivad väga hästi, et me kasutasime seda väga palju Facebookis, kasutasime autoplay'd erinevate nii-öelda, kasutasime erinevaid videosid siis nii-öelda seal autoplay'na, nii külma kui retargetingi jaoks ja vaatasime, kuidas see toimib meil. Ja kogu see asi nagu aitas pidevalt sellele kaasa, et me olime inimestel pidevalt nagu mõttes kogu selle 6 aja jooksul, et sa ei saa nagu, et kui sa oled nagu pidevalt niimoodi, siis see võib-olla on natkene su brändile kahjulik, kuna sa oled natuke liiga spämmi, aga kui sa oled nagu selle 6 aja vältel, millal sa pead seda tegema, siis see on võrdlemisi kasulik. Ja see umbes ongi nagu see väga lihtsalt öeldud siis nagu see protsess, mida me kasutasime, et seal oli kindlasti muid kanaleid veel, aga konkreetselt meedia ja see retargeting ja see nii-öelda pidev ka update tegemine, inimestega suhtlemine konkreetselt nendel asjadel, et inimesed küsivad küsimus, oleksid väga kiiresti võimeline vastama neile, see on väga tähtis. Et need asjad siis nagu tõid meile edu, ma usun. Suur rõõm on kuulda, kui Eesti ettevõte räägib retargetingust, mitte puust-nupust, et see on väga lahe. Karl? No meil nii professionaalne see värk vist siin Fundwise'i kampaania puhul ei olnud ja nii nagu suureks ka ei läinud siin see värk. Aga mida ma nagu üle rõhutaksin ongi see, et tekst peab olema ilma üleliigseta, võimalikult konkreetne, selgesõnaline, asjad peavad olema lihtsalt ära seletatud ja ongi video peab olema lühikene ja ilus ja nagu ahvatlev selline. Väga paljud inimesed, kes lõpuks ongi su investorid, tegelikult ei ole su finantsprognoosiga tutvunudki. Nad vaatavad video ära, vaatavad, ma usun sellesse ja vajutavadki ülekande nupule. Ja. Et võib öelda siis, et see oma visiooni mahamüümine on nagu kõige alus põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt vist, jah. Ott jälle sinu juurde tagasi põrgates. Kui keeruline oli Eesti ettevõttel minna rahvusvahelise ühisrahastusplatvormi peale? Siin on nii-öelda takistuskive, mis kõigepealt sulle ette visatakse, et meie esmane nii-öelda mõte oli, et me teeme Kickstarteri kampaania. Kickstarteri kampaaniat ei saa näiteks Eesti ettevõte teha. Kickstarteri kampaaniat saab teha näiteks Inglise ettevõte, näiteks Saksa ettevõte ja meil oli pikalt kaalusime, et me tõesti nagu loomegi selle nii-öelda teise ettevõtte, teise riiki ära, me juba teadsime niikuinii, et Saksamaa on üks meie nagu tähtsad sihtturge, milleks ta ka nagu selle kampaania vältel sai, aga sel hetkel oli see natukene liiga palju tegemist ja liiga palju paberitööd, mis oleks olnud ka saksa keeles, mida me tegelikult keegi meist nagu nii-öelda tehnilises võtmes ei räägi ja siin oleks väga palju sellist
aega, mida tuli kulutada nii-öelda Ampleri arendamiseks, oleks tulnud kulutada bürokraatia peale sel hetkel ja sel hetkel polnud see seda väärt. Seetõttu jäi ikkagi nagu selle kaalukausi võitjaks jäi Indiegogo, kus sa saad seda kampaaniat ükskõik kus kohas teha. Ja siin on eri aspekte veel, et kas sul on kindlasti vaja PayPali kontot ja PayPali konto nagu tegemine on võrdlemisi lihtne, aga näiteks sealt raha kätte saamine võib olla võrdlemisi keeruline. Sul on mingisuguste konkreetsete asjade puhul sul on näiteks Visa krediitkaarti vaja, mida Eestis ei väljastata enam. Ja see võib olla suur takistus. Meil oli mõnda aega käisime pankadelt küsimas, et kus kohas saaks Visa krediitkaarti, sest Eestis on kõik Mastercard hetkel. Et sellised väiksed asjad võivad nagu olla sihukesteks suurteks takistusteks, mida nagu esmalt ei mõtle. Ja eks suur asi ole ka selline usaldusväärsuse tekitamine, et kui sa tuled Eestis, siis ikkagi nagu väga paljuski ikkagi nagu, kui sa müüd Eesti elektrijalgratast, siis miks peaks Saksamaa, mis on, eks ole, Euroopa kõige suurem elektrijalgratta turg, miks peaks nüüd sealne tarbija hakkama järsku vaatama, et kuule, et Eesti poisid, et ostame, et selline usaldusväärsuse tekitamine, et su toode on ikkagi nii hea ja et sa oled suutnud ennast nendeni viia nagu kas või nende enda keeles, mis oli see, mida me tegime, et me väga palju lokaliseerisime oma sõnumit, kas see oli siis nii sotsiaalmeedias kui pressiteadetes, kui siis nagu inimestele, kui ajakirjanikele eraldi kirjutades, kui siis inimestega, kes meilt küsisid küsimusi nende enda keeles neile vastates, et kogu selline asi oli nagu võrdlemisi tähtis, selle juures me suudaksime usaldusväärsust tekitada, et me suudame sellega hakkama saada, et me ei ole täitsa suvalised tüübid, kes on kuskilt ostnud nagu Hiinast ühe suvalise ratta ning selle siin müüki pannud. Ma arvan, et need on nagu sellised esmased asjad, mis mulle meelde tulevad. Millised on suurimad ohud, ütleme, kui sa viid sellist ühisrahastuskampaaniat läbi, et kindlasti ma kujutan, et päris tõsine pinge on tegelikult, paljud inimesed on oma raha siis investeerinud teie tegevusse, et Ohud, ma ei tea. Pani see sulle ka mingisuguse pinge peale, et sa tead, et need on nagu hunnik inimesi, kes on sinu kätte andnud oma raha, et sina saaksid oma äri arendada? No eks pisut ikka, aga ma arvan, et see, mis nad selle raha sissepanekuga vastu said, on täiesti selle vääriline ja mul ei ole millegipärast vaja nagu muretseda. Tulebki selle raha kätte saades asuda 2 käega töö kallale ja asjaga edasi liikuda, sama asja, mis sa siiamaani oled teinud, edasi teha ja pisut on nagu kapitali juures, pisut lihtsam on mingeid asju läbi viia, pisut kiiremini saab mingeid asju läbi viia, pisut professionaalsemalt saab mingeid asju läbi viia ja tegelikult kõik asjad jooksevad nagu paremini edasi. Aga ohud, ma ei kujuta ette. Kui on hea toode ja hea meeskond, siis mis seal ikka karta? No mina oskan võib-olla sedasi ja ma olen üldjoontes päri sellega, mis just öeldi, aga mis on, eks kõigil ühisrahastuskampaaniat alustajatel on nagu kartus selle ees, et nad ei saa seda raha kokku. Ja eks ole, see võib ka nagu mõjuda natukene sihukest kartust tekitavalt, et sa nüüd nagu, et kui sa ei saa seda kokku, siis sa natukene rikud oma brändi, siis sul on sihuke märk üles, et sa oled läbi kukkunud, samas on see, et see võib juhtuda, seal ei ole garantiid, et seda ei juhtu. Enamikel kordadel see juhtubki statistiliselt, eks ole. Aga kui sa paned ikkagi... Oskad sa statistikat? Ei, täpselt ei ole, aga mul ei ole täpselt statistikat ees, aga nagu rohkem kampaania kukub läbi, kui õnnestub. Ja siin ongi tähtis lihtsalt see, et sa paned enda selle plaani teed võimalikult tugevaks ja et sa teed enda ettevalmistustöö võimalikult heaks, et sul ei oleks siukseid üllatusi täiesti viimasel hetkel ei tuleks, et oi, vot selle unustasin totaalselt ära või et natukene oleks võinud siin ka tulnud, et kõik see plaan peab olema väga tugev, et see töö, mis eelneb selle ühisrahastuskampaaniale, peab olema, meil kestis see kuid, et Indiegogo edukalt läbi viia, meil kestis see ettevalmistustöö kuid, mitte ei olnud nagu, et paari nädalaga nüüd viskasime midagi kokku. Me vaatasime väga täpselt, panime oma sõnum paika, väga täpselt vaatasime, kui palju me saame raha kulutada sinna ja ühte kohta ja teise kohta, väga täpselt panime oma meediaplaani paika, et see ettevalmistustöö peab olema tugev ja see annabki nagu sellise natukene nagu parema enesetunde edasiliikumiseks. Ma võin öelda, et meil oli kuskil
kui me olime kuskil 35% enda eesmärgist Indiegogus kätte saanud, siis meil tekkis selline aeglustusmoment. Ja see oli see moment, kus me ütlesime, et no, et okei, et siin me selle kaotamegi, et siin ta nagu, eks ole, siin ta läheb edasi, aga samas nagu oli jällegi see, et sul oli tagant taskust võtta see, et okei, et me nüüd teame, peame 3 korda rohkem veel, et me teadsime, et see meediasse saamine on, eks ole, numbrite mäng, et me peame jätkama seda, et meil ei ole muud varianti, et sa ei saa nüüd nagu püssi põõsasse visata ja mõelda, et nüüd enam ei saa. Sa jätkad selle tööga veel intensiivsemalt, sa võib-olla kulutad mõned eurod veel rohkem siin külma reklaami peale, et jõuda täpselt ja parandada enda kopit, parandada enda sõnumit mõnel pool, vaatad, millise asjaga, millised turud resoneeruvad, ka see oli meil väga erinev, me kasutasime kohati eri asju täiesti ja sa jätkad seda tööd lihtsalt ja võib-olla veel natukene intensiivsemalt ja mingi hetk lihtsalt mõnel puhul peab natukene ka õnne olema ja me saime seal uuesti käima ja meil lõpuks läks nagu kenasti. Et see ei olnud, me ei saa öelda, et meil oli tohutult viraalne kampaania, aga meil oli ka lõppude lõpuks me võime sellega rahul olla. Karl, kas teil oli ka selline surnud punkt vahepeal? Oli ikka jah, et alguses läheb see asi käima. Algus on nagu see aeg, kui tuleb enam suur osa neid investeeringuid ja siis lõpp on see nagu aeg, kui tuleb enamus. Ja vahepeal on väga vaikne aeg, aga nüüd Eesti kontekstis rääkida ja minu puhul siis sai vahepeal nagu takistuseks turunduse osas see, et paljud ajakirjanikud vastasid, et prilliraamid puidust ja et see on nii eilne teema juba, et see ei huvitanud väga palju nagu kedagi, et keegi väga ei olnud huvitatud, et teeks intervjuud. Eks minuga tehti need intervjuud ja ma olin huvitav ajakirjanike jaoks siis, kui ma 6 aastat tagasi nende esimeste puustprillidega välja tulin, siis ta oli ka nagu globaalselt üsna uus asi. Et tol ajal oli, ma ei tea, 10 ettevõtted maailmas, kes tegeles puidusprilliraamide tootmisega ja niimoodi individuaalselt ja rätsepatööna olidki üksikud tüübid peale minu. Nüüd on see ikka väga nagu kõvasti hoogu võtnud ja populaarseks saanud ja neid puuprilli tootjaid on kõik kohad täis. Et see on sul isegi mingis mõttes soovitus, et kui teil tuleb mingi äge mõte ja te hakkad seda asja tegema, et võib-olla siis tasuks kohe nagu see kampaania ära teha, et oleks lihtsam meediasse saada. Sest nagu ma aru saan, siis vist meedia roll on väga suur, et see kampaania hästi läheks. On ikka päris suur jah, et kui ainult niimoodi oma tutvuskonnas, ma ei tea, Facebookis ja nende inimeste seas, kes juba Fundwise'is teavad, nende seas nagu ennast nähtavaks teha, siis sellest on ikkagi vähe. Et tuleb ikkagi sellest raamist nagu välja poole ka murda, et teha ennast nähtavaks inimestele, kes pole kunagi kuulnud, mis asi see ühisrahastus veel on nagu. Ja nende hulka ka see sõnum viia, kes ei ole kunagi mõelnud, et prille võiks ka puidust teha, et sealt tuleb hästi palju neid tüüpe, kes suure nagu üllatus osaliseks saavad ja sealt nagu näevad, et vau, see on nii nagu äge ja uus asi, ja jagavad ja share'ivad ja räägivad ja tulevad kohe ostma ja on vaimustuses, et see on ka nagu suur asi, mida nagu püüda. Ott, sa rääkisid enne siin retargetingust. Mis sa arvad, kui palju aitas sotsiaalmeedia teie projekti edule kaasa või pigem oli see niimoodi, et sa ei saa seda niimoodi tükkideks lõhkuda, et see on üks suur tervik ja kui sa mingi osa sellest ära võtad, siis ta pole enam nii hea? Ei, no ma päris niimoodi ei arva, et me teame väga hästi palju meil traffic'ut tuli. Me teame, et me saime päris suure hulga, eks ole, küll läbi meedia, aga me teame seda, et konkreetne retargeting aitas meile nendele inimestele nii-öelda teise ja kolmanda nii-öelda, et see andis nagu ühest õunast lasi sul mitu ampsu võtta, et sul ei olnud nagu konkreetne ainult üks võimalus nendele inimestele enda sõnumit näidata. Et võib öelda, et see oli kindlasti tähtis, et siin retargeting, külm traffic nii-öelda inimesed, kes ei ole kuskil näinud siin, inimesed, kes ei ole sul lehel käinud, eks ole, aga inimesed, kes võib-olla näevad sarnased välja, võib-olla neil on sarnased huvid. Kõik need asjad neid tuleb arvesse võtta, aga see nii-öelda mitmeasteline protsess kindlasti aitas kaasa sellele, et me jõudsime inimesteni. Me ei jäänud lootma ainult sellele, et nad tulevad ühe korra meie lehele, vaatavad, et et veel ei taha või et veel võib-olla
ja võib-olla nad tahaksid, aga neil läheb mingisugune meelest ära, võib-olla nad ei jõua, mis iganes, võib-olla ei ole sel hetkel raha, mis iganes see põhjus on, aga see retargeting lubab meil nendeni uuesti jõuda, konkreetselt sellest rääkides, eks ole, ja külm traffic aitab lihtsalt meil neid inimesi veel enam sisse tuua ja me näeme seda traffic'u järgi, me teame, et natukene on see alati, kui me leiame õiged inimesed üles ja esitleme neile õiged sõnumid, siis see on ikkagi natukene ka numbrite mäng, et me peame seda traffic'ut sisse tooma selle jaoks, et üleüldse müük teha. Ja see kindlasti aitas sellele kaasa. Et siin kindlasti on palju võimalusi, oleks olnud enda nii-öelda makstud turunduse optimeerimiseks, võib-olla oleks võinud veel kasutada minna AdWords ja teha CPC-d, võib-olla oleks võinud alustada, siin on palju olekseid, et võib-olla oleks võinud aastaid tagasi alustada juba sisuturundusega ja leida enda koht niimoodi, aga need on, eks ole, oleksid. Konkreetselt rääkides siis sellest, et kuidas me kasutasime sotsiaalmeediat enda nii-öelda järgijatega suhtlemiseks, siis me olime natukene tegusad Twitteris, kus me vastasime inimeste küsimustele ja suhtlesime inimestega. Aga me olime väga palju, rääkisime inimestega Facebookis, me jagasime update'e, mida me tegime kampaania vältel pidevalt, jagasime neid Facebooki ning me leidsime targetingiga üles ka nii-öelda, mitte ei kasutanud puustnupi, vaid võtsime nagu, eks ole, inimesed, kes on nii-öelda suhestunud meie lehega. Et siin aitas jõuda kindlasti, sest Facebook on väga palju, ma kasutan ingliskeelset terminit, siin siuke pay to play, et sa pead maksma selle eest, et kuhugi jõuda. Ja et orgaaniliselt nagu kuhugi jõuda, vähemalt minu kogemusel on nagu üha keerulisem ja sa ei saa nagu jääda lootma selle peale, eriti kui sul on kuuene kampaania, kus sa pead nagu kõik kaardid välja käima selle jaoks, et see enda eesmärk ära teha. Minu kogemus ja täitsa nõustub suga, et Facebookis on täna järjest keerulisem tasuta midagi saavutada, et kui sa tahad, siis tuleb ressursse hästi kasutada, aga nagu sa ise ka rääkisid, siis tegelikult saab seda päris hästi teha läbi retargetingu ja selliste erinevate võimaluste. Karl? Mul ei ole midagi lisada, nõustun. Et kõik sai nagu ära. Kõik on õige. Kas on veel meid kanaleid, mida te kasutasite lisaks sotsiaalmeediale ja selle tavalisele ajakirjanikude kontaktidele? Senised kliendid kindlasti näiteks ja ongi lihtsalt newsletter. Senistele klientidele kõik, kes minult prilliraamid on tellinud 6 aasta jooksul, mul on nende kontaktid talletatud ja siiamaani ma ei olnud teinud mingit newsletteri asja, aga tegin kohe esimese newsletteri. Tere kallid kunagised kliendid ja näete, nüüd on siuke värk, tulge hakake osanikeks ja siuke. Oli sellest kasu ka? Tuli küll endist või senistest klientidest ja püsiklientidest ja tüüpidest nüüd osanikke, jah. Et me tegime ka emaili turundust. Me alustasime, ma arvan, listi kogumist, lisaks nagu sellisele ajaloolisele listile me hakkasime aktiivset listi kogumist, pannes üles Indiegogo nii-öelda beta-lehe, kogudes sinna palju meile. Me ka sel hetkel, kui me kogusime panime üles enda uue veebi, uue brändiga, kui me enda brändiga nii-öelda esimest korda nagu nii-öelda kui me seda investoritele tutvustasime, siis me panime üles ka enda uue brändi ja sealt edasi me hakkasime nii enda veebilehel kui siis ka sellel Indiegogo beta-lehel koguma juba. Kas see beta-leht oli Indiegogo enda mingi võimalus? Jah, see on Indiegogo enda võimalus, et sa saad teha sellise coming soon lehe põhimõtteliselt, kus sa saad natukene väikse kiire tutvustuse teha ja siis öelda, et pane oma meil siia kirja ja me räägime sinuga edasi, eks ole. See on MailChimpiga ühendatud kenasti, sealt saad enda newsletteri listi kasvatada. Ja see oli kindlasti väga hea meetod nagu meile hilisemalt nagu nende inimesteni jõudmiseks. Me numbrid on tohutult suured, aga need olid täitsa piisavad selleks, et saada nagu selline esmane infoga välja. Ja lisaks nagu oli, eks ole, see press release'i jutt, mis ma rääkisin, et see oli veel üks kanal. Me kasutasime ühte sellist mul praegu nimi ei meenu, aga ühte sihukest sotsiaalmeedia teenust põhimõtteliselt, kus sa said inimesi kutsuda üles selleks, et nad jagaksid sinu sõnumit enda nii-öelda kas Facebooki või Twitteri lehel konkreetsel ajal ja me ajastasime sellist kampaania alguseks ja me suutsime nii-öelda selle idee neile nii-öelda maha müüa, et et jagage seda meie kampaania algust enda nii-öelda
gruppidega, et see nagu natukene tõstis seda reach'i kohe alguses, kohe launch'i hetkel, et see sõnum jõudis kohe kaugemale, et me kogusime ka sinna mingisugune 2-3 nädalat inimesi. Ja see oli ka nagu selles mõttes päris efektiivne, kui me nägime, kui kaugele me nagu inimeste seas jõudsime. Siin selliseid väikseid kanaleid oli kindlasti veel, hetkel ei meenu. Väga huvitavad mõtted. Üks küsimus veel, et kui see ühisrahastus nüüd, kuidas selle raha kätte saab, et kas on peale seda, kui see protsess läbi on või saad juba jooksult seda kasutama hakata või kuidas see välja näeb? Ja kaua see protsess üldse aega võtab, et seda raha saaks kasutada? Fundwise'i puhul siis raha kogutakse ajutisele kontole ja kui kampaania on edukas, siis Fundwise'i inimesed siis annavad teada pangale, et nüüd võib siis raha ettevõttele kanda. No pisut on seal veel enne nagu äriregistrisse avalduste kirjutamist ja siis veel Eesti väärtpaberikeskusega suhtlemist ja neile avalduse kirjutamisega, aga siis lähebki natukene paberi määrimist ja siis see raha kantakse ettevõtte kontole. Ja Fundwise on igati abiks, nagu ma olen aru saanud. Jaa, Fundwise on igati abiks. Indiegogo puhul on siis olenevalt maksemeetodist saad sa raha erineval ajal kätte, et ühe puhul meil oli nii-öelda flexible kampaania, seal on võimalik teha nii-öelda siukseid tugeva väravaga kampaania, kus sa pead nagu kindlalt selle summa ära tegema. Teine on see, kus sul on selline flexible, kui sa teed nagu natuke vähem, sa saad ikkagi selle raha kätte. Me küll saime enda nii-öelda eesmärgist üle, aga meil oli flexible kampaania. Aga see tähendas ka seda, et see oli vist niipidi, et kui sul oli krediitkaardimaksed, siis sa said selle raha kätte jooksvalt põhimõtteliselt. Mitte küll niimoodi, et kohe et järgmine päev oli su arve peal, aga et mingi paar nädala jooksul. Küll aga PayPaliga natukene teistmoodi, et sealt saad sa seda osade kaupa ja pärast kampaania lõppu. Et sealt on selle kättesaamine natukene keerulisem. Ja veel protsent võetakse vahelt ära, eks? Jah, just protsent võetakse ka vahelt. Aga see on asi, see on aspekt, millega sa pead endaga kindlasti hinnastamisel arvestama, et olenemata sellest, millist platvormi sa kasutad, protsent läheb kindlasti kuskilt, sul läheb platvormi tasu läheb maha, sul läheb PayPali tasu maha, potentsiaalselt ka krediitkaardi tasu, et sa pead arvutama need nii-öelda enda hinda sisse, kui sa teed seda, et minna turule liiga odava tootega, mis põhimõtteliselt, et kui sa hiljem raha kätte saad, sa ei suuda nii-öelda lubadust täita, see on lihtsalt öeldes, eks ole, on petmine ja sa petad nii iseennast kui ka enda tarbijaid põhimõtteliselt ja veel enam Fundwise'i puhul, kui sul on kuskil veel osanikke, siis sa petad ka enda osanikke sisuliselt sellega, sest hiljem peab keegi selle kinni maksma. Et sellised nagu liiga odavalt müümine, liiga odavalt asjade tegemine on tekitanud ka skepsist ühisrahastuse suhtes, et seda me oleme näinud, seda me tundsime nii tarbijate nii-öelda kommentaarides palju, kellele see oligi see põhjus, miks ma tõin seda usaldusväärsuse tõstmist pidevalt välja ning kui ka ajakirjanike puhul, et ajakirjanikud väga paljud ikkagi tahavad käega katsuda, testida, sellepärast, et kuni nad ei ole seda teinud, nad arvavad, et see on järjekordne natukene siuke võib-olla skeemilõhnaline asi ja 2 meie founderit näiteks istusid, meil tekkis võimalus, ma olin mõnda aega The Verge ajakirjanikuga kontaktis, ta ütles, et aga okei, et ainuke juhus, kui ma üleüldse teist võin kirjutada, on siis, kui ma seda testida saan ja 24 tundi hiljem olid Ardo ja Hannes olid autos ja kihutasid Amsterdami poole ja viisid selle ratta talle kohale, ta testis seda nädal aega, 2 päeva testis seda ja sealt tuli ka nagu, eks ole, selline usaldusväärne uudisnupp. Aga seda on maja sellepärast, et väga palju oli ka selle konkreetse ajakirjanikuga suheldes aru saada seda, et ta ei usalda, lihtsalt külmasid selliseid pöördumisi, et sa pead tekitama selle suhte selle inimesega, sa pead tekitama usalduse selle toote suhtes ja tihti tähendab sellist toote kätte andmist kellelegi. Ja ma olen täiesti nõus, et paljud ajakirjanikud tahavad nagu seda asja käega katsuda, et see on ka see uudisväärtus palju kuidagi suurem ja tihti saab ka häid pilte sellega veel ja erinevad boonused kaasnevad. Aga mõned lõpumõtted. Millal tasuks mõnel Eesti tegijal mõelda ühisrahastus või siis ühisinvesteerimiskampaania algatamise peale? Kohe, kui hea mõte tekib, ma arvan. Et kui mingi uus asi, huvitav asi, siis kohe tuleks ära teha, et
oleks olnud siis mul 6 aastat tagasi sellised võimalused, et siis see ühisrahastus asi nagu ka veel ei elanudki ja et siis oleks see palju edukamalt käima läinud, kuna ta oli uus ja huvitav ja uudisväärtus oli suurem asjal. Minu hinnang sellele on see, et see oleneb täpselt ainult su eesmärgist, et ei ole mõtet minna tegema ühisrahastust, kui sul selleks tegelikult vajadust ei ole, et meie ühisrahastuse eesmärk oli brändturule tuua, mitte konkreetselt 600 ratast ära müüa. Ja see andis lihtsalt selle nii-öelda akna selle jaoks, ma räägin Indiegogost. Et oleks ainult rattaid müüa, võib-olla kasutaks hoopis teistsuguseid kanaleid, võib-olla kasutaks natukene teistsugust sõnumit. See oleneb väga palju su eesmärgist, et sul jällegi siin on skepsis nende ideede ja nende tiimide üle ja siin on kindlasti ka põhjust olnud ajalooliselt või viimase mõne aasta jooksul on siin ka olnud kampaaniaid, mis ei ole enda lubadusi täitnud ning väga palju tuleb läbi mõelda see, et kas sa suudad enda lubadused ära täita pärast seda, kui sa oled selle ühisrahastuskampaania ära teinud. Et see oleneb palju su eesmärkidest. Mõnikord võib-olla ei olegi mõistlik minna ühisrahastuskampaania teed, vaid minna konkreetselt muid teid pidi, et sa tekitad endale kas siis väga tugeva sisuturunduskanali, kus sa hakkad põhimõtteliselt orgaanilised trafficut enda lehele tooma ja sa tekitad endale veebipoe, et sul on väga palju e-commerce lahendusi, mis luvad sul enda toodet müüa veebis on kohutavalt palju, see ei ole nagu konkreetne probleem millegi ülesseadmiseks. Et küsimus on see, et mis su eesmärk on, kas sul on seda raha nagu sellises vormis vaja, sellepärast, et sa kaotad väga palju raha kogu selle Indiegoga käigus, sa kaotad väga palju raha konkreetselt nende platvormi tasude peale, et äkki sa suudad samasuguse tulemuse saavutada iseenda kanaleid pidi liikudes. Aga üldjoontes jah, kui on hea idee ja su eesmärk nii-öelda toetab seda, siis on see mõistlik idee kaaluda seda kindlasti. Aga aitäh, Ott, aitäh, Karl. Ma usun, et inimestel on sellest väga palju abi. Seekord oli meil külas Ott ja Karl, kes jagasid oma arvamusi ja kogemusi eduka ühisrahastuskampaania pidamise teemadel. Teie kuulasite aga 7Blaze'i taskuhäälingut number 12. Heli eest hoolitses Henrik VR Lakeside Soundist. Kindlasti kuulake ka meie eelmise episoode, kas 7blaze.com/blogi või iTunesi vahendusel või siis otse SoundCloudist soundcloud.com/7blaze social. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed!